Rahvaalgatus Stopp töölepingu muudatustele vihjab üheselt sellele, et kui seaduse muudatuse eelnõu praegusel kujul läbi läheks, siis töötajal kaoks igasugune ettekujutus selle kohta, milline on tema töökoormus ja sissetulek, sest tööandjal lasuks õigus talle garanteerida tööd ainult 10 tundi nädalas, kuid paljud on sellise lepingu vormiga ka päri. Me ei peaks oma häid inimesi hirmutama, sest fikseeritud tööleping ei kao kuhugi ja seda me saame rakendada ainult ettevõtetes sektorites, kus seda on tõesti tarvis. Sest tänapäeva inimesed ei ole valmis enam eluaeg ühes ettevõttes töötama. Nad tahavad vastavalt soovidele mingil perioodil rohkem pühenduda perele, võib-olla teha erinevates ettevõtetes töid. Kuid ametiühingute keskliit näeb siin tõsiseid ohumärke. Eelnõu tuleks menetlusest tagasi võtta ja alustada uuesti läbirääkimisi tööandjate ja töötajate vahel, et jõuda tegelike kompromissideni ja eelnõuni, mis tõepoolest arvestab mõlema poole huve. Kui see eelnõu peaks sellisel kujul vastu võetama, siis peab töötajad õppima kindlasti oma töölepinguid lugema ja mitte alla kirjutama lepingutele, kus on fikseeritud paindlik tööaeg, 10 tundi nädalas garanteeritud ja 30 tundi tööandja suvast. Nii nagu on erimeelt tööandjad ja ametiühingud, täpselt samamoodi on vastakal arvamusel erinevaid elukutseid esindavad liidud. Meie tegelikult näeme, et seal on päris mitu aspekti, mis tööandjatele on nagu raskust valmistavad, aga ma usun, et me saame sellega hakkama ja tegelikult kaasame sellega palju rohkem töötajaid ja ka neid töötajaid, kes täna ei saa töölepinguga tööle tulla just selle paindlikkuse puudumatuse tõttu, kes täna töötavad näiteks läbi platvormide või ka siis võsslepingutega, et me tahame tegelikult nendele töötajatele täpselt samasuguseid sotsiaalseid garantiisid ja häid tingimusi, nii nagu on töölepingulistel. Ükski muudatus, mis tehakse, ei tohiks kahjustada töötajate tervist. Ja me arvame, et need muudatused praegu esiteks nad soodustavad seda, et ületundide eest hakatakse vähem maksma, soodustavad seda, et inimesed, kes töötavad graafiku järgi öösiti nädalavahetustel riigipühadel ei saa sama palju puhkeaega kui näiteks tavapäraselt 8–4 töötavad inimesed, et see kindlasti ei ole õige. Ent mis saab töölepingu muutmise seaduse eelnõust edasi, kui asjaosalised nii tugevalt polariseerunud on? Me võtame uuesti selle teksti ette, kutsume eksperdid laua taha, teeme kompromisse, proovime sõlmida, aga loomulikult kindlasti see seadus ei tule selline, et kõik inimesed ütlevad, et paremini enam ei saa. Et ma arvan, et tuleb ka mõelda ka seda, kuidas olla konkurentsivõimeline ja tegelikult ma sain aru, et iseenesest sellised kaasaegsed paindlikke töösuhteid, selle vastu ma arvan ei ole mõtet võidelda, et need on tulnud, et jääda ja see aitab ka meie majandust ja kui majandusel läheb hästi, siis miks me selle vastu võitleme.